Ja voy solamente para eso. Tere kõikidele toredatele inimestele, fantastilistele inimestele üle kogu maailma ja nagu te näete, siis oleme meie muutud oma asukohta. Me ei ole täna DJ Labis küll, aga kõik need fantastilised asjad, kaameramees toodi ka DJ Labist kohale ja diivan ei toodud, mängijad toodi ka kohale. Ja oleme siis täna Pööningul, mõtlesime, et teeme Pööningul ühe puhta koristuse ja nagu ikka ju teeme ära, eks ole, nädal oli praegu. Siin asju on väga palju, mida teha, puhastada, et need siis ilusti korralikult müüki panna. Ja õige vasti teeb ka Laura Lee siis Pööningu bossiga, teeb ka väikse intervjuu, siis küsib tema käest. See siis on? Ma leidsin siit enda asju juba. Näed. No näed. Näed, Laura enda raamatud on siin isegi müügil. Pool poodi on minu asju täis lihtsalt teadmiseks. Ja kusjuures sinu asjad on ka siin müügil ju. Nii et päriselt, nii et jumala päriselt on Laura Lee asju siin müügil. Nii et saate tulla siia ja küsida, kus on Laura Lee kapikene ja riidehoidla ja sealt lähetegi ja valite välja. Kui hästi läheb, siis on minu lõhni seal küljes on. No. DNA. Igal juhul meil on olnud ülikreisi nädal, sellepärast, et valmis sai uus muusikavideo. Uus muusikavideo, mis ilmus eile reedel ja laulu nimi on Reede. Ja selle filmisime siis mina ja Karl filmib praegu mind ja Karl a.k.a. Supa, kes pärast tuleb sealt kaamera tagant veel siia meie koos seda lugu esitlema. Aga meil on täna hästi palju asju, meil on loosida, mis me loosime? Maskid ja see kott siin siis meie eelmiste saatekülaliste siis Tattoo Supplies logodega, mis meil olid Estonian Tattoo Supplies. Ja siis Laura läheb ühel hetkel Instagrami sealt ja hakkab otsima, valima siis nimesid ja meie külaline siis on siis Fortunaks. Valima uut meest. Ja siis loomulikult me ühe vaheklipina näitame ka teile TikToki meie eelmise loo tiiserit, Aftermovie tiiserit, võite minna vaatama Aftermoviet, see tuli neljapäeval välja, see on 26 minutit ja mitte ühte ega vähem rohkem minutit, nii et fantastiline televisioon on alati meie poolt, nuta või naera, City Flash, Laura Lee ja meie külaline tutvustab ennast, kes sa oled, kust sa tuled ja miks sa oled täna siin? Ja mida sa tahad? Ja mida sa tahad, täitsa kõige tavalisem küsimus. Nii, kes ma olen? Ma olen Aleksandria. Kust ma tulen? Aga sul on hüüdnimi? Jaa, mul on hüüdnimi. Mind kutsutakse Suskaks. Väike Suska. Täiesti oleneb, kes kust mind teab. Kes ütleb Väike Suska sulle? Kas ema ütleb sulle Väike Suska? Ei, emme ütleb mulle täitsa teistmoodi. Selle jätame siia paika. Aga Väike Suska on mu Instagrami konto nimi. Ja see on kuidagi nagu jäänud sellest ajast, kui minu õde oli noor ja ta tegi endale rate.ee kasutaja, kus ta oli siis Suska nime all. Aga kuna mina olen tema noorem õde, siis mina olen Väike Suska. Ja sealt tekkis see, et ma hakkasin nagu igale pool seda Väiket Suskat lisama. Siis ma mõtlesin ka, et ma ei taha mingi Instagrami teha, et Aleksandria 123 on ja et ma teen siis Väike Suska. Ja kuna nüüd ma olen nagu mul on mingi jälgijaskond tekkinud ja inimesed on mind siis kas läbi televisiooni või kuskilt mujalt näinud, siis nagu kõik teavadki mind pigem Väikse Suskana kui Aleksandriana. Ja nagu lihtsalt nii ongi. Kas sinust saab tulevane Eesti, kui öelda superstaar, aga supernäitleja? Võib-olla mitte näitleja, aga pigem ütleme meelelahutaja äkki või nagu midagi sellist, et ma nagu kindlasti ei taha olla näitleja rollis. Aga sa võiksid olla vahest mõnes filmis? Filmis ja ma tahaks just, et ma oleks siuke
ongi nagu meelelahutus, mingid saated, nagu olla mina ise pigem. Nagu täna. Jah. Ja, nagu täna sa saad olla täna sina ise, aga ära ole palun mina, sellepärast, et mina pean täna siin vinüülplaati vahepeal vahetama ja ma pean vahepeal otsima. Tegelikult siit, me oleme siin praegu Pööningul, nagu te näete, siin Pööningul on igasuguseid plaate, vinüülplaate. Ma siit lihtsalt vahepeal võtan lambist ühe vinüüli, panen selle siia käima ja siis kuulame mingit laule. Kas sulle selline muusika meeldib? Või pigem selline? See on parem. See on parem. See on täpselt see, et nagu oleneb, mis tuju on tegelikult. Nagu minul ei ole ühte kindlat muusikamaitset. Ma võin seinast seina kuulata, nii nagu tuju on. Aga kui sa nüüd räägiksid meie vaatajatele ka, mis filmides, või tähendab, mis on sinu rollid olnud juba sinul tänaseni? Nii, ma võin alustada sellest, kuidas mul see karjäär algas. Täpselt. Tegelikult ma olen väiksest saadik tegelenud igapäevaselt spordiga ja selle kõrvalt lihtsalt mul on alati meeldinud nii-öelda siis olla tähelepanu keskpunktis, mul on meeldinud lihtsalt esineda lasteaias, koolis, igal pool. Ja kui ma suure spordi ära lõpetasin trauma tõttu, siis ma sain aru, et okei, nüüd ma pean midagi tegema nagu. Ja hakkasin ise ennast reaalselt suruma igale poole. Ma kirjutasin erinevatesse produktsioonifirmadesse, tere, kas teil on vaja assistenti, kas teil on vaja midagi, ma tahaksin näidelda, ma tahan kaamera taga olla, ma tahan. Väga lahe. Ja siis üks hetk oligi niimoodi, et kuule jah, tule. Ja TV3 saade selgelt nägi, et tuleb proovali ja kutsuti mind sinna siis taha nii-öelda assistendiks. Ja kuna mul on vene keel suus, siis meil oligi vaja nii-öelda tõlki ja siis sealt hakkaski kõik minema. Ja siis üks hetk mind kutsuti juba Suunamudjate saatesse. Suunamudjate meistriklass Kanal 2 oli siis, ma ei tea, kuna see oli 2019 vastu 2020 siis. Ja siis hakkas mul Instagram kasvama ja siis kutsuti mind juba kättemaksukontorisse, siis kutsuti mind õhtusaatesse ja siis tuli juba suletud uste taga ja siin ma olen. Ja siin sa oled fantastiline, meil siin Nuta või Naera saates käivad ikka väga sellised, just ongi see positiivsus on kõige olulisem asi, sest ka meie oleme väga positiivsed ja me üritame seda positiivsust kõikidele jagada. Räägi, millised on sinu sellised tavalised päevad, kas sa käid kuskil tööl või sa lihtsalt oleskled, lamaskled kodus ja... Kindlasti mitte. Mis sa teed, mis on sinu tavaline selline rutiinne päev näiteks? Esmaspäev? Ma ei taha öelda, et koroonaaeg on ju, me oleme kõik sellest väsinud juba, aga paratamatus on see, et hetkel on väga palju piiranguid ja me ei saa kõike teha, mida me tahame võib-olla, aga minu tavaline päev, ärkan. Tõesti? Väga põnev. Mis kell sa ärkad, alustame sellest? Siis, kui mina tahan. Okei, tore. Ma olen endale selgeks teinud selle, et mina ei tööta mitte kunagi. Raha tuleb nagu nii õhust, armastus tuleb ka igalt poolt. Et ma ei tööta kunagi mingi hommikust õhtuni või mul ei ole mingit graafikut, et ma teen seda nagu kõike seda, mida mina tahan teha. Ehk siis hetkel mul ei ole tööd. Sa oled töötu? Ma olen töötu. Kas sa oled seal töötukassas ka kirjas? Jaa. Väga tore, vähemalt mingit rulli tuleb vähemalt. Siis saab ju magada, sest sealt tuleb palju raha. Ei, tegelikult ei ole nii hull seis. Mul on ka oma firma, Suska OÜ. Ja ma ei paku teenust. Saad aru, Suska OÜ tundub nagu selline nagu õhupallide firma, selline, et ta pakub nagu erinevad roosasid, kolla, täppidega. Suska OÜ. Suska OÜ, miks? Sellepärast, et Suska. Ja kuna mul on Instagramis, ma teen koostöid, siis ju on ikka vaja arveid esitada ja teha igast asju. Ja lisaks sellele ma teen Alexela firmaga koostööd. Alexela on siis kütusefirma. Meil on vaja seda. No, igatahes saate kõik. Et ma teen kõike reaalselt, nagu kui keegi küsib, mida ma teen, siis ma ei oska lihtsalt öelda. Kui praegu keegi kuulab, siis kõik mõtled, et what the fuck. Ei, see on väga lahe. Ja, see ongi väga lahe. Ma saangi igalt poolt nagu silla alla, ma veel minema ei pea, nii et... Et ütleme nii, et kui palju sul reaalselt, kas sul seda rahalist sissetulekut tuleb siis nii meeletult palju peale, et sa nagu võid nagu reaalselt lamastleda või sa nagu lähed poodi ja niimoodi mõtled ka nagu reaalselt, okei, ma vist seda nagu praegu ei tee ja seda ostu ma ei tee. Kuidas sul läheb sellega? Muidugi, nagu ma arvan, et ma pigem hoian raha. Kas sa kogud millegi jaoks näiteks? Jaa. Absoluutselt olenevalt olukordades. Mul ei ole praegu kindlat asja, et ma kogun millegi jaoks, aga kuna mulle meeldib väga reisida... Ma arvasingi, sa tahad minna reisida, sa tahad poorele minna. Ma tahan igal pool käia ja nii kui mul tekib see võimalus, ma lähen. Aga mul on elus olnud alati perioodid, kus ma teen täiega tööd.
ja siis jälle mingi periood ma puhkan nagu. Eelmine aasta põhimõtteliselt samal ajal ma tulin töölt ära, kuna koroona hakkas. Ja siis ma suve lõpuni... Ja, siis ma puhkasin, tegin igast asju ja siis nüüd talvel tegin tööd ja nüüd ma jälle lõpetasin ära. Fantastiline. Nii et mul ei ole nagu jah, selles mõttes, et kui ma töötan, siis ma nagu panen 100% sinna ja ma nagu kogun ja hoian oma raha ja siis naudin. Kumba on sinu jaoks nagu ägedam, kas sa tahaksid näiteks osaleda mõnes üliheas muusikalis, ma tea, teatrilavadel või siis pigem sa valiksid näiteks mingi, ma ei tea, klassi kokkutulek 4 või 5? Jah, kindlalt. Nagu kaamera, võtted ja siukse nagu otse see mingi kuskil laval midagi Kas sul on juhtunud midagi ägedat ka näiteks nagu mõnikord juhtub niimoodi, et lähed saadet tegema, siis õigel ajal hakka pihta, ikka juhtuvad mingisugused jamad ja aegligi, äkki sul on juhtunud midagi, ma ei tea, keegi on puuga pähe saanud, sa on pidanud asendama? Ei, kui me räägime näiteks suunamudjate võtetest, kokku me tegime suvel 6 aega, isegi üle 6 aja olid kokku võtted ja nagu siuksed olukorrad näiteks, et kell 10 alustame, kõik tuleme kohale, kõik on niikuinii see venib ja siis järsku keegi kargab toast sisse, ütleb, kaameramees lendas näiteks trepist alla. Sa lähed vaatad, et see vend on nagu mingi siukses asendis seal ja siis mingi kaamera on jalga vahel kuskil, siis ta viiakse emosse ja siis me mingi hakkama mõtlema, mida me edasi teeme, sest et meil ei ole kedagi siis hakku otsima. No ja loomulikult sa ju läksid ja võtsid selle kaamera, hakkasid ise filmima, sellepärast sinus on nii palju positiivseid asju ja sa mõtlesid, et me peame selle saate kindlasti ära tegema, Ja, ei igast olukordi on, et tõesti, kui ma praegu hakkan nagu mõtlema, ei ole võttepäeva olnud, ei ole olnud nagu ühtegi, kus sa nagu ei naera. Et see on nagu lihtsalt, see siuke melu ja siuke hea vibe on nagu alati. Kättemaksukontori võtetel samamoodi, kellelgi läheb sassi, kõik naeravad uuesti. Jälle, teeme jumala ilusti ära ja lõpus suudab keegi ikka mingi asja nagu valesti öelda või teha. Et nagu kõik siuksed asjad lihtsalt, et see on ka see, miks see mulle nagu meeldib, et ei ole mingit rutiini. Fantastiline. Leidsime vist on meie mingisse järgmisesse muusikavideosse ühe osatäite. Kargaja. Ma võin karata küll. Meil on alati see, et meil on positiivsus on number 1 asi ja naermine peab alati olema ja siis pidutsemine ka sellisel määral, et ikkagi pööningud jääks terveks, midagi katki läheks. No siis ma jään koju. Ja siis sa oled rohkem nagu selline laamendaja, et sa oled nagu selline tuul ja torm ja tuli kõik koos ja niimoodi kõik asjad lendavad. Tegelikult on nii, et mind kutsutakse alati emaks, kui on mingid peod või asjad, siis Suska on kohal, järelikult kõik on hästi. Suska sõbranna seal oksendab, mine aita teda. Ja ma olen alati see kantseldaja. Näiteks fun fact lihtsalt, ma olen 1,5 aastat kaine olnud nagu niimoodi, et ma ei tarbi üldse alkoholi nagu üldse. Ei nuusuta ka seda alkoholi. Ei nuusuta ka midagi tee. No lihtsalt, et ma olen pigem see, kes alati nagu kantseldab. Aga samas ma olen bioloom ka. Ei, see on väga tore, see on väga lahe selles mõttes, et siis jääbki sulle rohkem, siis sulle jääb nädalapäevi ka rohkem alles. Ei, ma olen täitsa nõus. Me lähme nüüd vaatame ühe diiseri ära, see räägib siis meie eelmisest loost TikTok, mida me tegime 2 päeva, kus osales hästi palju toredaid inimesi ja kes ei ole seda muusikavideot veel näinud, siis ei ole midagi hullu. Minge vaadake. Väga lihtne. Aga mina soovitan vaadata, mis neljapäeval ilmus siis TikToki aftermovie, behind the scenes, mis juhtus, mis oli seal, mis Laura tegi seal, mida ta rääkis, kuidas ta oli. Jõhkralt naljakas. Nii et 26 minutit, põhimõtteliselt pool meie saadet on seal, kõik on seal üleval. Nii et minge vaadake, aga praegu me lähme vaatame selle diiseri ära. Ja võid olla mitte vaata, see on nagu mingisugune kadakaturu nurk. See on staari nurk või? Leidsin ainult kõrvaklapid, siin teisel kõrvaklapid. Aja hinnas. Läheb midagi pekkis, ma osta nägu sellega. Mul sellised uhked ja ägedad sussid, millega ma saan hästi vaikselt kõndida. Tundub, et me oleme jõudnud esimese prooni. Ma pean siin aftermovie'd filmima ja siis siin DJ ka veel olema. 2 ühest täna. Aga mina vaatan kaamerasse ka siis enne. Ei, tee vaatate kaamerast mööda uksega. Mööda. Sa näed seda õiget silti nii-öelda ja siis lähed sinna sisse. Me tegime akna lahti sellepärast, et tundub, et liiga palju tossu on. Lõppude lõpuks tuli meie tänaõhtune päästja. See ei ole päästja koolikeel, see on päästja kohvimasin ja nüüd me saame endale kõik siin kohvi teha. Teeme proovi või?
siis järgmises osas Laura võtab veel rohkem ennast paljaks, on ju. Peale seda eelmist võtta, et ma arvan, sa ei pea üldse enam midagi pelgama. City Freshi toas juhtuvad imed. Mis toimub? Kodututele söögi annetamine. Ma olen kodutu. Fantastiline. Ma jätkuvalt vihkan Kirilli. Ma nüüd mõtlesin uuesti ümber. Ta vahepeal hakkas mulle meeldima. Sa kuuled, jah? Ta ütles, et ma olen paksuks näinud ja laseb mul siin meiki maha võtta, et mind veel koledamaks teha. Just võtsid alla ju. Sa tahad öelda, et ma olen kunagi olnud paks või? Ta on haige! Kurdi mehed meil siin täna on. Aga tegelikult sa praegu võtad jälle meiki maha, et... Ei, ma juba võtsin, nüüd ma hakkan uuesti ehitama. Uuesti ehitama, siis meiki maha, et uut peiki teha või? Jah. Oi! Teiega tahan. Üks sarvik tuli udu seest välja. Siimoni jätab soina ja seljana ja võda. Ühesõnaga, mingi edasi ja siis teisele korrusele. Tere, Udo. Ja peamees. Tada! Toru! Räägi, kuidas sina sattusid siia? Ma üleeile õhtul kirjutate mulle, et kuule, tantsima viitsid, siis ma olin Kendraga täpselt. Ütles, elame elu ja teeme pulli ja teeme nalja ja siis ma mõtlesin korra, et kurat, mis mu ema sellest arvab. Ma kirjutasin, et oi, et kui naist ei ole, ma teen enda otsused ise vaata. Ja siin ma olen. Udole hakkas nii meeldima. Ära seda pane. Kendra, what the fuck? Udo, sa saad massaaži lõpuks. Selle jaoks sa siia tulidki. Porno! Sünnitushääled. Sa oskad seda? Sa oskad? Kuule, mis me teeme? Udo, sa pidid oskama seda. You'll see, it will be amazing music video. Amazing. Yeah. Aitab jutustamises. Pean köiest ka tõmbama. Hoida seda lippuna Okei, on jah. Let's go. Udo, sa oled täna võimas olnud, tere päeva. Tahad ka tantsima minna või? Ma ei saa, vaata, Laura on star kadris. Ja nagu te näete, siis meil siin Pööningul on väga lõbus. Ma panin uue mingisuguse vinüüli, mis ma leidsin siit. Kindlasti te võite ise tulla ja osta ka neid vinüüle. Selle vinüüli on Island of Fantasy ja maksab kõigest 6 euri. Ja väga hea selline Eurovisiooni vibe, nii et Eurovisioon on ka kohe tulemas. Aga Laura Lee on läinud siis tegelikult selle Pööningu tagumisse otsa, kus teda ootab Pööningu boss. Kus mind ootab Pööningu boss? Tere, Pööningu boss. Pigem perenaine. Pigem perenaine. No tere, Ingel. Tere, Laura. Sind ma tean. Nii, räägi meile nüüd, kus me oleme, miks me siin oleme, kus see koht asub, mis ajast ta siin on ja miks ta siin on? No, ütleme nii, et taaskasutus on minu jaoks kogu aeg olnud hästi südamelähedane. Tean väga hästi. On ju. Lihtsalt kokku sattumuste tagajärjel sai siis eelmine aasta detsember avatud Kadaka Selveriga samas hoones, Kangasjoon teisel korrusel, uus kirbuturg Tallinnas, Pööning. Et see oli veel nii huvitav ka, et sisekujunduslikult on hästi palju mul jätkuvalt poolik, sellepärast et mul väga hea sõber, kes ei ole eestlane, et kui ma talle ütlesin Pööning, siis tema jaoks oli see nagu Burning Men, ehk siis see festival. Ehk siis päris mitmed asjad, mis siin nagu on, lähtuvad nagu kujunduslikult just sellest festivalist ja siis nüüd
tahaks nagu ise uusi kostüüme teha, mis on ka nagu sealt festivalist nagu inspiratsiooni saanud ja nii ma siis vaikselt siin toimetan. No selge, nagu mul vist paistab, näe, muide, siin on kõik minu kaup. Seda on tegelikult veel. Ja seda on veel terve selle hoone peale. Sinna taha ma vaatan on pandud, seal ma istusin, leidsin oma raamatuid ja seal ees ma leidsin veel oma kindad. Su kuldsed tossud? Minu kuldsed tossud on veel kuskil ette pandud. Autorehvid ei ole. Et saate siia ise tulla panna oma boksi ülesse, võite tulla ostlema, on ju. Enamik, praegu on väga head soodukad ka, nagu ma tean, siis kõik on lasknud ise ka hindu alla, on ju, sest et meil siin kauplused avati, on ju, tahame shopata. Jah, ja mis meil siit paistab veel muide, meil on siin proua Manneken, kes kannab proua Ingli tehtud täiesti meie kuulsaks saanud Tik-Tiki muusikavideost minu siis seljas olnud kostüümi. Ja sellest aastast peale me teamegi, nüüd on 3 aastat vist saanud möödas. Ingel on siis teinud meile Tik-Tiki riideid, Home'i riideid, esinemiseks riideid. Ja siit me saame uued riided, kogu komplekti põhimõtteliselt järgmiseks muusikavideoks saame ka siit. Täpselt nii. Absoluutselt, ma toon kohe oma õmblusmasina ka siia. Väga hea. Aga sul on mingi uus kampaania ka, jah? See pole mitte kampaania isegi, aga aitäh, Meelis. Tegelikult siuke uuelaadne lähenemine, mida Eestis veel ei ole ühelgi kirputurul, on riidepuu rent. Ehk siis, kui sul ei ole piisavalt asju, et rentida terve see stange, minimaalselt rendid 10 riidepuud, ühe riidepuu hind kergematel riietel on 1 euro 4 nädalat ja siis raskematel nagu joped ja mantlid on 3 eurot 4 nädalat ja siis 10 riidepuud. Väga lahe. Muideks me kutsume kõiki pööningule ja nüüd kaameramees võib ka juba tegelikult Lauraga aitäh boss teile, aitäh boss, me kohtume sinuga siin veel kindlasti. Perenaine. Ma tahan näidata teile ühte väga lahedat sükest jopet. Ma nimetan seda kosmonaudipäev oli ära muidugi, aga see on vist sellepärast siia toodud. Kosmonautide jope on see, sellepärast ma enne panin selle selga enne saate algust ja siis mul oleks ilgelt palav ja siis ma mõtlesin, mis värk on, kuidas see võimalik on, aga siin on supervooder, siin on põhimõtteliselt nagu sa võid olla nagu Batman ja Superman. Ja, et ma vaatan kohe, mis see maksab ka, see sobib mulle, ma vaatan, kas ma ostan selle ise ära. Mis te panustage televaatajad ja kõik, kes te olete, palju selline jope võiks maksta? Kaameramees Supa ütles 25, mis sa pakud? Päris hea jope on selline. See on nagu see... Anna, ma annan oma hinnagu. Sa tahad katsuda seda või? Jaa, ma tahan katsuda. Ei, aga sa tead ju, kui sa oled ju televisioonis näinud, kuidas näidatakse neid asju, mis on väga kallid, neid sa ju katsuda ei saa. Spetsialist katsub. Ma võin sulle anda siukse nagu väikse otsa, vaata anda sulle nagu... Ma seda ei taha, ma tahan toda osa. Seda osa või? Tule. Kosmonautika osa või? Päris hea on. Päris hea. Ei ole või? 15. Nii, mis sa pakud? Mina materjalist mitte midagi tea. Ma ei hakka nagu, jääme viisakaks, et ma arvan, et mis firma see on? Loomulikult Gucci. Nime siin ei ole, aga no tegelikult on. 8 eurot. Kohe sa panid peaaegu täppi, aga kui sa oleks täppi, ma oleks selle sulle kinkinud, aga kahjuks ei saa. 10 euri maksab selline näiteks jope ja kindlasti neid asju siin veel odavaid asju leiabki siit hästi palju, sellepärast neid asju on ka siin väga palju. Oli loogiline üldse või? Jah. Me hakkame kohe tegema sinuga challenge-eid. Kas mingisugused challenge-id sinu elus on ka sinu päriselt ka olemas näiteks, et köögis sa ei saa näiteks millegagi hakkama ja sa mõtled, et ma pean saama sellega hakkama, pean selle leiva ära tegema või need tangud keema panema ja sellest pudru tegema? Mu terve elu on challenge. No? Nagu reaalselt kõik, mis ma teen, on minu jaoks nagu midagi uut. Mulle ei meeldi igavus. Ehk siis kõike, mida ma teen, lihtsalt kõik on... Challenge. Jaa, kõik on challenge, reaalselt nagu kõik. Aga mul on sellega üks naljakas lugu ka. No, meile naljakad lood meeldivad. Ma mäletan, kui ma olin äkki mingi 11 või 12, siis see oli see kaneeli challenge. Issand, ma tean, ja. Kaneeli või mingi siuke... Kas ma võin korraks vahele segada või? Mulle meeldib vahele segada. Et me tegime kunagi noortepidusid, school partisid korraldasime ja Kristjan teab ka väga hästi, Kristjan on meil täna siin ekraani taga. Ja ma mäletan, et noored tulid ju peole ja siis mis sa tegid? Nad nuusutasid seda kaneeli ja nad ütlesid, et see on nii äge. No, nüüd võid edasi minna. Äkki ma saangi teada, kui äge see oli. Lõpuks. Ei, see oli nagu,
me tegime video, mu sõbrannaga tegime video sellest, kuidas me siis kaneeli sõime ja see oli mu esimene video, mis läks YouTube'i üles nagu reaalselt avalikult, on ju. Ja ma mäletan, et ma mingi hetk, mul ei olnud enam kasutajat ega midagi, ma olin täiesti ära unustanud selle ja keegi taas avastas selle ja mul oli nagu nii mark, sest see oli nagu nii õudne video, nagu see oli reaalselt nii õudne video ja nagu see, et see oligi reaalselt mingi 3 aastat üleval kuskil YouTube'is ja seal oli reaalselt üle 1000 vaatamise nagu mina, mingi 12-aastane tüdruk, keegi reaalselt kuskilt nagu guugeldas välja, vaat see oli nagu nii häbi. Te lihtsalt ei kujutate, mis asi see oli nagu. Aga see tegelikult see kaneeli asi, kas ta, mis see point oli üldse, miks seda... See söötki kuivalt, ma tean, ma tegin see on lihtsalt nii kuiv, vaata. Veel hullem on, me sõime kuiva ingveri pulbrit ja see jäi kurku igale poole kinni, ma ära lämbuma, see oli juba... Olid ikka mängud schoolpartide ajal, aga no ei ole hullu. Tänapäeval ei ole enam väga palju siukseid. Ma nüüd vahepeal täiesti lampi vaatan jälle, mis lugu võiks olla järgmine siit vinüüli pealt. Siuke nagu teemuusika võib-olla. Kas on ka sellised õhtud sinu elus, kus sa lähed vaatama päikesetõusu või päikeselange minekut merepõhja? Meeldib sulle? Jaa, väga meeldib. Eriti viimasel ajal mulle väga meeldib rahu. Eile õhtul... Õnneks koroona on selle toonud meile? Jah. Eile õhtul näiteks. Stroomi rand on mu kodurand. 1,5 tundi lihtsalt jalutan, et jah, kõik on nagu, mulle meeldib rahu. Okei, aitab sellest rahust. Ja võtame mingi huvitav teema. Suvi on tulemas, ja meil on suvel hästi palju lahedaid kohti siin Eestimaa peal. Loodame, et me saame neid pidusid ja värki-särki. Et on sul mingisugune teatud selline mingi koht Eestimaa peal, kus sa kindlasti läheksid, soovitaksid kõikidele minna sinna, võtke oma telk kaasa ja mingi grillima? Muideks, mul selle aasta eesmärk või nii-öelda to-do listis on Võsule minna. Ma ei ole mitte kunagi käinud Võsul, mitte kunagi. Ja ma ei ole mitte kunagi käinud Hiiumaal. Ja ma nagu väga tahan minna sinna. Ma just tahtsin öelda, see on nimelik, et mõned inimesed ütlevad, et ma ei ole käinud Raplas näiteks. Siin samas. Või siis jah, et ma ei ole näiteks kunagi Narvas käinud. Või nagu nii palju kohti. Aga jaa, ma tahaks täiega Võsule minna. Kõik on nagu, suvevaib on ju seal. Aga kuhu ma soovitan? Seal on täiega. Kuhu soovitad, jah? Kuhu ma soovitan minna, või? Hiiumaale. Kus sa pole käinud? Aga ma soovitan küll minna sellepärast, et esiteks sa ei möödud Võsu jääb teisele poole. Sa saad Haapsalus ära käia. Haapsalus käisin, kujutad see ette, jõudsin eelmine aasta. Ei, see aasta algus. Laulasmaa, oota, kus see Laulasmaa on? Ei, see on ka, see jääb ka tee peale, jaa. Sa saad ühe lauluga minna Laulasmaalt Haapsalusse ja siis sealt Haapsalust sa võtad selle paadiga lähed Hiiumaale. Ja siis sa saad seal ringi pead ja sest ta on väiksem. Suveplaan valmis. Ta on väiksem kui Saaremaa ja sa saad ju Hiiumaalt otse minna paadiga ka veel Saaremaale, nii et ma teeksin sellise tripi ära, see on väga lahe. Ma ei mäleta, kuidas sinna sai, aga kuidagi saab sinna ühesõnaga. Sa ajasid mul pisar. Loomulikult sellepärast me olemegi nuta või naera, aga me lähme nüüd edasi challenge-itega ja meie saate esimene challenge, me jätsime ära muidugi täna kõik need kaardimängud, sest aitab kaardimängudest, on ju? 2 kuud oleme neid juba teinud. Mõtlesime, et nüüd on update'i aeg. Kes on Rannamaja neid tead seda kohta? Tolm lendasid praegu selle peale. Meil on selline äge kinda challenge. Esimest kohta hoiab praegu ikka veel Laura. Ei ole kokku mäng. Teist kohta hoiab meil... Eelmine nädal tehti ära, kumnes kiirimini sai. Huvitav, kas tal tuli... Ei, Supa vist sai teise ja 3. sai eelmine nädal siis meie külaline Estonian Tattoo Supplies. Okei, Laura, juhata vägesid, aita tal nüüd seda teha. Mina võtan praegu välja oma stopperi. Ja... Mis mõttes? Kumba kätt sa kõige rohkem kasutad? Kumma käega sa lüpsad? Oleneb. Kummaga mugavam on. No võt. Mis sa arvad, kummaga on? Vahet ei ole või? No, sellega. Peaasi, et lüpstud saab. Ma issan sellise toreda jutu peale, mul kadus isegi silme eest ära meie stopper. Ma leidsin selle stopperi üles. Nii, sa paned selle järgi suga. Nii, ülesanne on selline. Aeg läheb käima. Sa pead kasutama, ainult korraks kasutad oma kätt, et saada käsi siia kinda sisse. Mis asja? Paned käe siia kinda sisse ja siis sa pead juba tõstma oma käe ülesse
ei tohi kasutada oma põlve, kätt, mitte midagi, pisarad. Ja pead panema nagu sõrmedega ja käega selle kinda kätte niimoodi, et ainult ühe käega. Siit kasutad nagu lükkad käe sisse, ja siis üritad. Ja nüüd vaadake pulli. Oot, ei, see on, meil on veel suurtemate kättega inimesi siin käinud. Vaata pulli, vaata siis, kui sa selle käe sinna endale sirgelt sisse topid, see on veniv kinnas, see on fantastiline veniv kinnas. See on nagu see Tormeo reklaam, et kui sa ostad ühe padja, siis sa kujutad ette, kui pehme see padi on. Kogu su pere saab sellega ära magatud. Lähme asja juurde. Nii, aga kui sa oled nagu valmis, mis ma tegema? Ma ei saa seda, okei, davai. Sa saad ära muretse, sa pane käsi sinna sisse, tõmbad selle üles ja hakkad oma hüdraulika jõul niimoodi oma näppude super nende näppude abil hakkad endale seda kinnast sisse toppima ja sa ole nüüd valmis, kui sul on vaja veel abikätt juurde, siis Laura on kõrval olemas. Üks ootab siin. 3, 2, 1 ja läks! Oh my god! Oi, sul lõppes ära, seda pole kammu. Seda ma kordagi juhtan. Nii, nüüd läheb, see on õige, nii, läheb. Nii, läheb. Nüüd sa pead proovima seda, et teiste näppude abil proovi saada seda väike, proovi nüüd, kuhu sul väike näpp läheb tavaliselt, vaata, mine sellega suunama väike näpp mingisuguse hüdraulika jõul sinna väikse näppu sisse, nii, läheb. Kuule, 31 sekundit on alles, selles mõttes, et kõige nõrgemad on ka siin 2 minutiga hakkama saanud. Läheb. Laura, kas sa aitad või? Oot. Nii, nüüd sul tuli juba 10 sekundit trahvi juurde. Nii, läheb. Kuule, mul saab ennem lugu läbi, kui sul see kinnas kätte saab. Läheb, ja väga hea, see on väga hea liigutus, see on kõige parem liigutus, sa kätt siin üles poole panna. See on Twist and Shout on selle nimi. Kas sa oled juba peaaegu, Laura, sina vaata, kas ta on jõudmas vist juba. Ja tegelikult põhimõtteliselt nüüd ongi või? No põhimõtteliselt peaaegu on. Ja natuke veel. Ja võib lugeda 1.13. Fantastiline. 1.13, see tähendab seda, et me paneme veel 10 sekundit trahvi juurde, kuna sa kasutasid... No 1.20, siis ütleme niimoodi, et 1.23. Fantastiline. Meil siin kõik nutavad ja naeravad, aga on õige aeg ära käia WC-s, leida endale mõnisugune vahvel kuskil ja ära käia köögis ja tulla tagasi vaatama meid, sest me lähme nüüd vaatame järgmist videot ja meie järgmine video räägib siis meie, isegi ma ei tea, meie nendest maskidest ja meil tuleb ju maskiloos. Ja, nii et vaadake see kindlasti ära ja siis me oleme tagasi. Nii. Otsaahjust meie kuumad saiakesed on valmis. Special edition koroonamaskid. Kuna meil ju siiski kaubanduskeskused avatakse, et me saaksime rahulikult shoppamas käia, siis Laura-Li ja Cityfresh saadavad teid kaupluses. Need on helkuriga, nagu te näete vaikselt siit. Est 1, 2, 1, 2. Teete teie jooksmas praegu bussi peale, siis tuleb auto. Ja need 2 special edition kõige minu kätte läbi tehtud kõige esimesed maskid lähevad loosi. Hoidke silmad kõrvad lahti. Ja mis lisaks sellele te saate neid meile kirjutades tellida, osta. Võime teile teha roosa Laura-Li, sinise Cityfreshi, mis iganes. Võime ka teha, et ühel pool Laura-Li ja teisel pool tuleb Cityfresh on ju. Et kirjutage meile ja saate tellida. See on kala ju või? See on kala. Ma kuulasin TV lapsepõlve kala. Mu lemmikbänd. Meil on nagu näha siin hea tuju, võib-olla mõjub ka tegelikult see atmosfäär siin pööningul, et siin on avar, siin on pööning. Me oleme nii kõrgel. Ja sest, et pööningul on teistmoodi, muidu me oleme tavaliselt olnud kuskil peidus all pimedas hulkas. Aga väga lahedas kohas, samas ei saa öelda midagi halvasti. Nii, nüüd te nägite ära siis meie video te nägite sellest, et tänases saates me paneme loosi need 2 väga fantastilist ja lahedat helkuriga, mida Laura ise oma ilusate väikeste nunnude kätetööga tegi. Ma räägin, igal pool on kätetöö on moes. Et ta tegi need ja siis need on nagu seal niimoodi, need logod on ka ilusti peal ja kes ei ole näinud, kuidas Laura neid tegi, siis siin samas YouTube'i lehel, subscribe, äratuskell, kõik värgid särgid, sealt te saate scrollida allapoole, seal on see video olemas, kuidas ta need tegi oma iluste väikeste nunnude kätetööga. Aga nüüd me loosime ära eelmisel nädalal pandud loosi siis 5 maski
ja üks siis see kott ja võitjad on siis kokku 6. 5 tükki saavad omale maski ja üks saab omale koti. Sina hakkad keerutama. Jep. Ja ükshaaval numbreid. Ja väga lahe, et inimesed läksid meie Instagrami lehele. Keeruta nüüd. Pane esimene ketas. Ühe täisringi peab see ratas kindlasti. Sa võid teha ja täisringi ja läks. Number 5. Ja meie esimene 1, 2, 3, 4, 5. Kerli Vanatoa on võitnud ühe maski. Juhu! Ja läheb järgmine ringi täis. Kas me saame samal inimestega mitu korda, kui tuleb? Kui tuleb, jah. Kui tuleb, okei. See on hea laul. See on vinüüli peal või? Muidugi, vinüülid. Nii, ja number on? 10. On 10 või? Jaa, muidugi Laura ei näe kaugele ju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja teine võitja on Lauk Kerli. Ja läheb järgmine ring. Nii. Paned järgmise loo siis ka ju. Ja number on 15. Mis meil on? 5, 10, 15. Issand, kui head numbrid. Need on järgmise nädala bingolotto numbrid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oi, ja meie suur fänn Ragnar on võitnud 3. Raks, palju õnne sulle. Raks, palju õnne, jah. On hea olla meie sõber. 3. auhind. Nii, ja läheb 4. 11. Nii, kui see oli ennem 10, siis 11 on. Oi, Ragnar sai veel ühe maski. Saab kellelegi ära kinkida. Aga selle mängu oluline osa ongi see, et te võite mitu korda. See on nagu te võite mitu SMS-i kosta, vaata. Nii, ja tuleb 5. Ehk siis viimane mask. Ja läks. Vurdi. No 3. 1, 2, 3 ja Kerli Vanatoa sai ka teise maski. Ja nüüd tuleb viimane, meie kott. Meie poekott. Täna tuli veel number 10. 10 või? Siis sai Lauk Kerli uuesti. Ei, teeme ühe uuesti. Me ei hakka kõikidele kogu aeg siin jakkama kõikidele. Mõni saab 3 ka ja siis on päris ebaaus juba. No nii. Number 7. 8. Televaatajad juba kisavad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ikkagi sul ei toimi, sest et Ragnar sai ikkagi need 3. korda siis. Selge, midagi pole teha. Mõni inimene lihtsalt osales meie loosisse rohkem kui vähem. Naera või vitta. Aga me oleme jõudmas järgmise mänguni. See tähendab seda, et ma pean oma selle vinüülmuusika ju kinni panema. Ja minu järgmine mäng on siis hästi oluline. Järgmine mäng tähendab seda, et kuidas on sul suhe Eesti popmuusikaga? No, понимаю. No, oled kaasa ka laulnud? Da. Понимаешь, какие самые лучшие песни, ja me jõudnud esimese laulu juurde. Need laulud on hästi kerged. Korda mööda on, et kellele sa tahad esimese? Teeme korda mööda, siis teeme esimese. Ma arvan, et sa, Laura, muidugi arvad kõik need lood ära, sest ma võtsin... Ei, mina tahan arvata. Sina alustad siis esimesele. Nii, ole valmis. Mis ma pean arvama? Sa pead lõpetama laused, ja. Ma nüüd natukene mängin sulle ja sina üritad, kui ma võtan heebli maha, muusika jääb vait, on ju, siis mitte sa ei tõuse püsti ja hakka tantsima, vaid sa hakkad laulma. Läks! Pisarad nüüd kuivata! Naerata! Väga hea! Väga hea, tubli, sa oled väga tubli. Nii, ma vaatan kohe meie järgmine laul. Oi, ma arvan, et Laura ei arva seda ära, sellest, et sellel ajal, kui see lugu välja tuli, oli Laura veel mähkmetes. Ja vaatame kohe. Äkki ei olnud isegi mähkmetes? Äkki sind polnudki veel. Mulle tundub, et sind ei olnud, aga sa võisid seda laulu kuulata. Millal sa arvad, et ma sündisin? Kuulda kuskilt. Kas me oleme valmis? Jah, me oleme valmis. Läks. Nii. Lenda üle maa ja vee, juba tulen, sest olen sinu järgi hull. Tahan olla ainus sul. Ma ei tea, see on Anne Veskist rääkides endam, see ongi Anne Veski ja Vello Orumets on miski pärast selle loo ära kaverdanud ja teinud oma enda versiooni. Ja see muidu originaalis oli Push Up, nagu te mäletate, nagu sa, Laura, mäletad. Järgmine laul tuleb siit ja läks.
tantsi. Hopp, Johanna kuni hommik käes. Tantsi, hopp. Johanna. Hopp, Johanna. Väga hea. Väga hea, meie võistlus on väga pingeline, seis on 2-1, mina juhin. Tegelikult lähme juba järgmise laulu peale, kas nüüd oli vist Laura kord on ju ära arvata ja tundub, et selle loo ajal juba Laura sündis. Selle loo saatel sa sündisid, sest et mulle tundub, et kui selline laul oleks sünnitusmajas, siis sa tuleksid päris hästi lupst välja. Ilusam, tantsin sinuga taevas, ainult tähed jalge all. Täpselt nii, ainult tähed jalge all, niimoodi luptiselt võidki välja. 2-2, nii, väga tore. Kas nüüd tuleb otsustav raund või? Nüüd tuleb otsustav raund ja mina pean siin jälle kerima. Kahjuks täna mul on niimoodi, et muidu oleks seda teinud 2 käega ja mul oleks nagu tavaliselt 2 mängijat, aga täna meil on 1 mängija. Kuna me oleme pööringul, siis 1 on ju vinüülmängija. Vinüülmängija pealt ma kahjuks ei saa midagi teile mängida. Aga nüüd tuleb sinu laul. Kell 3. Nii. Tšintšilla. Ootan sind, sa ju lubasid tulla. Kas see võib ka niimoodi olla, et terve Eesti tegelikult arvab, et see laul räägib tšintšilladest? Jaa, see nii palju on seda. See on üks selline laul, mida väga vähest inimesed teavad, et tegelikult oli tšintšillal. Nii, järgmine, viimane otsustav 3-2 on seis. Laura palveta. Tõesti, ma arvan, et see lugu oli küll selline, et kui sinu ema ja isa said kokku, siis nad mõtlesid, et nad võiks teha sinu. Jaa. Kaelal ehteks on su käed, mu kallimaks kingiks jääb. Issand, paningi nätte. Fantastiline, teeme kõikidele ühe suure aplausi. Ma olen väga uhke, et me nii palju Eesti lauled. Tubli, tõesti, mis ma oskan öelda. Pane mingi raske laul ka nüüd. No raske laul tuleb siit, kes esimesena ära arvab, kes kõvemini, kes ägedamalt teeb seda, see võidab. See on nagu vinüüli pealt tuleb see lugu. Päikene paistab ja loodus lokkab, kätte jõudnud suvi. Fantastiline, võib lugeda, et tänane mäng jäi viiki, sellepärast selle viimase laulu arvasin ära mina ja see tegelikult oli 3-3 ja siis 1 oli ka veel. Aga aitäh mulle, et ma neid laulud valisin ja et ma järgmisel saates valin jälle uusi laule. Sellepärast ma olengi ju DJ, et ma ju neid laule nii hästi tean ja olen alati igal peol mänginud. Suvel on ka väga palju üritusi, kus ma saan neid laule võib-olla mängida erinevates versioonides. Nii, me oleme nüüd jõudnud päris saate lõppu osapoole. Meil on see uhke moment nüüd. Jaa, meil on väga uhke moment. Kas sa tahad midagi öelda, kas sa tahad midagi ägedat veel öelda? Kas sa tahad Eesti rahvale midagi üles tunnistada? Täpselt, kas sul on midagi öelda Eesti rahvale? Sul on midagi üles tunnistada? Pihitoolis. Nüüd on see aeg. Ma panen selle vastava loo ka. Esiteks, Eesti rahvas. Elureegel number 1 on muusika peab mängima. Jätke see meelde ja ma ei tea, teen endale promo, minge followga mind Instagramist leiate mu. Ma alustasin tegelikult YouTube'is ka reisivlogidega enne koroonaaega, nii et sellega on natuke nüüd halvasti. Seal on vist reisid ainult koroona ajal kodus. Jah, et praegu on siis Instagram koht, kus te mind leiate. Palun minge vaadake väike suska ehk siis V2-ike suska. Nii, mis ma veel Eesti rahvale ütlen? Olge mõnusad, nautige, armastage üksteist ja hoolige. Nii ongi. Päris hästi öeldud. Väga hästi öeldud, fantastiline. Ja sellega võibki minu meelest avada suveperioodi ja meie suvi võiks tulla ju lubati nüüd 25 kraadi sooja, kui Kaja ütleb, et ei tohi veel 25 tulla, et hoiame seda veel kinni siin Eestis lasta olla 12. Et siis lubati ikkagi sooja, et loodame, et see tuleb ja et kõigil läheb elu vähe kergemaks siin Eestimaal selle suvega. Meil tuli välja uus lugu ja meil tuli välja ka eile uus muusikavideo sellele loole ja see muusikavideo tehti siis
meie stuudios. Kusagil millalgi väga ammu. Seal stuudios, kus meie kõik lood on olnud. Lindistatud. Ja me kasutasime seal Ruhv Ilutõestiku poolt antud selliseid nagu litreid. Ja siis, kui me selle muusikavideo nagu valmis, filmisime ära, siis Kristjan lõi meid maha. Jah, järgmine päev helistas meile Kristjan, ütles, et mida te tegite seal. Aga seda kõike näeb seal muusikavideos ka. Ja nüüd ongi küsimus, kas me teeme esimesena, nüüd teeme selle loo ära või laseme muusikavideot? Teeme loo. Teeme loo ära või? Teeme loo. Aga siis me peame, tegelikult meil on aega sellepärast, et me saame kaamerameest ära vahetada samal ajal laivis ja seda asja meil pole kunagi olnud. Et me teeme siis selle loo ära, aga see tähendab seda, et ma ju pean ju minema siia, teate küll, ma pean ju minema järgmise Miss Estonia juurde, tähendab, ma pean siia. Miss Estonia juurde, Vaatame kohe, kas meil see lugu on siin on vale pulk on siin, ma arvestan sellega, et David Guetta ei laulnud seda laulu? Ei laulnud. Aga räägi sellest loost lähemalt. See laul, meil on kahjuks üks tähtis liige, härra Pilt on puudu. Härra Piltpull osales ka meie laulus, teda siin täna kahjuks ei ole, kuna tema on tulnud Tartust Tallinnasse juba nädalaks ajaks ja tal on õnnestunud ära eksida. Nii et ta ei leidnud teed siia. Mina soovitan kõigil minna ja vaadata see video üle ja jagage seda kogu Eestimaa peale, sest et see on tõesti fantastiline. Suve või mis õigemini peoigatsus, täielik peoigatsus tuleb seda vaadata. Ma arvan, kui te selle video ära vaatate, selle loo ära vaatate, siis hakkate nutma ja minge Spotify's igale pool laadige alla. Aga siit tuleb meie lugu, olete valmis kõik? Reede! Täna on ju reede ju. Noh, peaaegu on reede, põhimõtteliselt on. Ja laupäeval on ka reede. ÜKK ja! Ma ärkasin su kõrval voodis ja su nime ma ei tea. What? Mis juhtus eile õhtul pinnal? Kas seda ma ei tea? Shotid laual, 1, 2, 3, kõik kõigil eesal külgerid, kes selles kõiges süüdi on. Shotid, iga reede loppe, enne ongi see. On reede ja käes on weekend. 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 Kui on vaba pinda, siis külla tuleb minna. Härra tähtis, härra Pitbull. Kui on vaba pinda, siis külla tuleb minna. Meil hommikuni piidu. Mul ei ole vaja jooki. Meile oluligi hea siin peol saab kooki. Pakutakse igat moosi. Kõigil head omad doosid. Aga tea, et ma tahan olla sinuga, mul on pidevalt palav. Tõmban sergi seljast. Kukud mööda voodi, servasse ongi NV. Käes on weekend. See on tõeline peolugu. Jagage seda kõikidega. See on selle peolugu. Hei. Ma olen need kõristi pulgad. Ali, Pitbull. Käes on weekend. On reede ja 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 käes on weekend. Kui on vaba pinda, külla tuleb minna. Võta kaasa tiibud. Meil hommikuni piidu. Kui on vaba pinda, siis külla tuleb minna. Võta kaasa tiibud. Meil hommikuni piidu. See on see viimane hingamishetkena. Nüüd on sõnad peas. Kogu Eestimaa laulab kaasa. Come on! On reede ja käes on weekend. On reede ja käes on weekend. Juba jääb pähe. On reede ja käes on weekend. On reede ja käes on weekend. Täpselt nii.
Aitäh teile kõik, kes te vaatasite, osalege meie loosis, likeige meie muusikavideot, mis te leiate siinsamast YouTube'ist, subscribe'ige. Olge muhedad, olge toredad, sööge kartulisalatit veel meelidega. Pange pidu, võtke naisi. Ja sellist nende lahedate nootidega me lõpetame tänase saate ja vaadake maailma esmaesitlus Nuta või naera saates meie muusikavideo ka siia otsa veel reede, püksid jalga ja pidutsema, come on! Täna on ju reede ju. Meile olunigi hea, siin peal saab kooki. Pakutakse igat moosi, kõigil hea omad doosi. Aga tea, et ma tahan olla sinuga, mul on pidevalt palav. Tõmban särgi seljas, kukud mööda voodi, servad see ongi NV. Kriminal, ohtlik noor mees, ole minu kriminaal.